Hiiumaalt Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel räägib meile, mis on inimkeskus ja kuidas selleni jõuda. Palun. Nii, tere hommikust kõigile, paljudele, kes olid juba eile siin ja täna kõik uued, kes huvituvad sellest, kuidas me inimeste heaks edasi liigume, mida me kõike teha saame. Mul on hea meel olnud PAIK-projektiga need 5 aastat kaasas käia Viljandi haigla nõukogu esimehena ja mitte segada seda head tiimi, kes tegutseb selle hea asja nimel ja olla võib-olla seal juures ka natukene rohkem ka võimestajana ja aidanud võib-olla kontaktide loomisel, et kui Priit rääkis siin linnukeelest 5 aastat tagasi, siis tõesti ma usun, et täna veel on siin saalis neid inimesi, kes endiselt ei usu, et see asi töötab. Loodan, et õhtul kella 5 on neid inimesi siin palju vähem ja me saame üle Eesti hakata rääkima üha uutest ja uutest lugudest inimeste jaoks, keda me päriselt suudame aidata. Ma püüan ka mitte väga kaua siin ees rääkida, mis see inimkesksus on, sest tegelikult need inimesed, kes seda päriselt teavad, haiglajuhid, kes eest veavad, teavad ka, mida tuleks teha ja küsimus vahel on nii inimeste kui ka rahalises ressursis ja ma arvan, et need kokkulepped pärast seda tänast päeva saavad sündima palju kiiremini, kui nad võib-olla seni on olnud. Programmis on veidi pikem pealkiri, et mis see inimkesksus on ja kuidas selleni jõuda. Aga eks see inimkesksus on meil juba aastaid kuskil peades olnud ja osakondades, haiglates, perearstikeskustes ühel või teisel viisil tehtud. Ja mul on hea meel, et mõned aastad tagasi hakkas tööle, et nüüd on ka meil uus rahvastiku tervise arengukava aastani 2030, kuhu me oleme need põhimõtted sisse kirjutanud ja meie inimkeskse integreeritud tervishoiuprogrammis on kõik vajalikud väärtused teiega koos läbi arutatud ja kokku lepitud ja paljude teiste põhimõtete juures, et tervis igas poliitikas või koostöö, ebavõrdsuse vähendamine, on ka siis meil inimkesksus sellise tervikliku lähenemisena olemas ja seda on võimalik tervishoius ja meiega koos töötavates sektorites igal viisil rakendada. Lihtsalt siin silme ette teile, et kuidas me siis oleme kokku leppinud riiklikul tasandil, mis me võtame omale eeskujuks, et eelkõige tõesti, et meie tervishoiuspetsialistide, ekspertidena, et me võtaksime neid inimesi, kelle heaks me töötame võrdsete partneritena ja lähtume päriselt nende vajadustest ja ootustest, mis aja jooksul muutuvad, võib-olla meile vahel ootamatult, aga et me suudaksime süsteemi igal tasandil lähtuda meie inimeste, meie patsientide vajadustest ja kuidas seda parimal viisil teha. Ja üks mis on tegelikult ju kõige raskem, on tõesti koostöö ja selle aluseks olevate kontseptsioonide, mõtteviiside, paradigmade muutused, nimetagem seda, kuidas tahame. Me tuleme oma koolidest, me tuleme oma distsipliinidest, mida me õppinud oleme arstiteaduskonnast, tervishoiukõrgkoolidest, ülikooli teistest teaduskondadest. Meil on väga mitmekesine teadmiste kogum, kogemuste kogum ja meid on ühel või teisel viisil õpetatud, aga me peame suutma leida selle ühise, mille nimel siis koostööd teha. Ja lõpuks, et me võimestame seda inimest, keda me aitame kaasa lööma oma murede lahendamisel ja meie endi parimate omaduste ja kompetentside väljatoomisel, et me suudaksime seda abi osutada parimal viisil. Ja selleks, et kuidas me jõuaksime selle inimkesksuseni, siis tõesti ei piisa ainult sellest, et meie ministeeriumis õigusakte loome, haiglates teenuseid osutame, perearstikeskustes
patsienti aitame, et tegelikult meil on tõesti vaja seda koostööd ja seda võimestamist palju laiemalt, et see rahvastiku tervise arengukava selline muna, mis tegelikult ei ole ju ainult siin, vaid ta on rahvusvaheliselt WHO poolt ka välja antud ja töötatud, et tegelikult see töötab ja toimib, et me peame ühel hetkel jõudma tervishoiust välja teiste valdkondadeni, hariduse, töö, keskkonna, mis iganes eluvaldkonnani, et me saaksime jällegi oma inimesi parimal viisil riigis aidata, et nii nagu eile, kes kohal olid, et Päästeameti esindaja rääkis, kuidas nemad meie inimesi aitavad ja hoiavad meie ühiskonda ja turvalisena, annavad inimestele turvatunnet, siis juba siin ka, et näiteks ma ei tea, kui palju me Päästeametiga ka tervishoiu poole pealt koostööd oleme teinud, et siin paiga raames ka, et miks mitte, et päästekomandod või meeskonnad käivad, teevad koduvisiite. Võib-olla nemad saaksid ka märgata, mitte lihtsalt seda, et kus on inimestel vaibanurgad natukene üles kerkinud ja vanainimestele ohtlikuks muutunud, vaid võib-olla me saame anda neile ka mingid väga lihtsad tervisemärgid, millega saavad nad meile teada anda, et seal see abivajaja on, kelle juurde ei ole ka kohalik omavalitsus jõudnud või sotsiaaltöötaja. Ja see maja, mida ma peaaegu igas ettekandes oma viimase 3-4 aasta jooksul olen kasutanud, et meil kõigil on siin oma koht. Selle katuse all me kõik leiame oma toa, omad uksed, omad aknad ja inimeste võimestamine nii patsientide kui personali mõttes on see meie põhiline ülesanne. Ja teenuste uute mudelite väljatöötamine vastavalt sellele, mida ajastu nõuab, see on meie suur ülesanne nii korralduse kui rahastamise kui ka õigusruumi puhul, et me käiksime ajaga kaasas ja ei saaks ühelgi viisil takistuseks sellele, et inimesed saaksid oma elu tervena elada. Ja kvaliteet kindlasti oluline üha rohkem, eile ka sellest väga palju räägitud, ja tervise ebavõrdsus vundamendina, et see, mis täna siin Viljandis toimub, et see saaks toimuda ja aidata inimesi Võrus, Saaremaal, Hiiumaal, Ida-Virumaal ja Tallinnas ka tegelikult. See on sama oluline. Nii et seda kõike me peame tegema ja mõtlema üheskoos, et igas Eestimaa nurgas oleks siis see inimkeskus ja vastavad teenused olemas. Vahepeal roheline nupp ei tööta, aga siin ta on, et ma usun, et inimkeskus on tulnud, et jääda. Ta on tegelikult ammu olnud, me oleme ta siis üheskoos välja toonud, eesmärgiks võtnud ja väga mitmetes ka tervishoiu välistes sektorites, nagu ma mainisin, on inimkesksust ja sellest räägitud ja me saame tegelikult rääkida ühte keelt nii energeetikutega kui transpordifirmadega kui kellega iganes, et oleme siis ka tervishoius seal kaasas, vahel ka juhtival kohal ja olgem julgem selles. Ja mul on hea meel, et peaaegu tõesti iga nädal mingisuguses tervishoiualases meedia nupus või jutus, mida räägitakse tervishoiutöötajatega või tervishoius töötavate inimestega, tuleb üha rohkem inimkesksus jutuks ja väga erinevast aspektist ja see ongi meie väärtus. Nii et kuidas inimkesksuseni jõuda, et lahendus on see, et me kõik oma ametiülesannetes ja oma elus mõtleme sellele, kuidas me saame paremini aidata seda inimest, kelle jaoks me tegelikult oleme õppinud ja täna töötame. Aitäh ja väga edukat ja toredat tööpäeva meile!